Kadri, teie olete Eesti Tudengisatelliidi Sihtasutuse tegevjuht. Kas te rääkisite mõne sõnaga, millised on selle organisatsiooni põhimõtted? Et organisatsioon ju tegelikult sai loodud selleks, et leida rahastust Escape 2 ehitamiseks. Et mõtted olid, ideed olid, plaanid olid ennem, aga ei olnud nagu sellist juriidilist keha, mille all hakata reaalselt igapäevast ehitust teostama. Selle sihtasutuse üks olulisemaid põhimõtteid tegelikult lõppkokkuvõttes on arendada Eestis edasi mitte lihtsalt ainult kosmosetehnoloogiat, vaid arendada ka võimalusi noortele õppida ja praktiseerida valdkondasid, mis võimaldaks neil tulevikus kas luua ise ettevõtte, mis tegeleb kosmosetehnoloogiaga või minna kuskile rahvusvahelisse ettevõttesse tööle või minna edasi kuskile ülikooli tegelema antud valdkonnaga. Kas mõne ettevõttega on ka teil koostööd? Meil on koostööd päris mitmete ettevõtetega. Meil on näiteks selline projekt nagu SpaceSTEM praegu toimumas, mis on Eesti-Läti koostööprojekt. Ja selle projekti raames on sisse kirjutatud ja sellel suvel juba tudengid on tasustatud praktikal erinevates Eesti ja Läti kosmosetehnoloogia ettevõtetes ja ülikoolides. Eesti ettevõtete soov on, et noored areneksid läbi praktiliste oskuste omandamise ka ülikooli kõrvalt. Meil on koostöö nii Milremiga kui ka Cleveroniga ja päris mitmed teiste ettevõtetega, kellega meil praegusel hetkel käivad ka nii-öelda läbirääkimised selle õige koostöövormi leidmiseks. See on Escape 2 mudel, see üles ei lähe, see testimisse ei lähe. See on tegelikult alumine külg, et kui ta nagu siis nii-öelda orbiidil on, et siis see külg on allapoole ja siis see külg on ülespoole. Et sellest ülespoole küljest me kohe räägime, et alustame siis sellest, mis siin allpool on. Et allapoole peavad vaatama kaamerad, et need 2 tükki meil siin ongi sellised Escape 2 kaamerad, mille eesmärk on siis pildistada planeet Maad. See siin on meil koos Ventspilsi ülikooliga tehtud, õigemini nemad arendavad seda, meie testime seda kiirkommunikatsiooni antenn. See antenn on siis vastuvõtt, et võtta informatsiooni, mis meie saadame satelliidile maa pealt vastu. See siin on Tartu Ülikooli materjaliteaduse ühe teaduri Maido Merisaluga koostöös tehtud korrosiooni kattekatse. Siis teine katse, mis oli ka Escape 1 peal ja mis tõenäoliselt kõik on kuulnud, et midagi seal siis kuks läbi ja siis me nüüd proovime seda uuesti, on siis Soome teadlase Pekka Janhuneni elektroonilise päiksepurje katse. Ja kui me jõuame teisele poole, siis siin on selline külmgaasipaak, et juhuks kui siis satelliit nii-öelda nagu kaotab oma nii-öelda õiget asendit, et hakkab vaikselt siin vajuma kas siin ühte poole või teisele poole, et siis on nagu sellised väiksed külmgaasijoad, mis nagu tulevad välja, lükkab ta nagu oma asendisse tagasi. Ja nüüd me siis jõuamegi selleni, et kuidas see siis satelliit aru saab, et ta on nagu nii-öelda kaldunud kuidagi pidi paremale vasemale ette taha, et siis on nagu selline väikene auk on näha siin pealpool satelliiti, selline pisikene. Et see on 3. kaamera. Et seda kutsutakse tähejälgijaks. Et see kaamera siis pildistab jooksvalt ja kogu aeg siis selle satelliidi pea kohal olevaid tähti. Ning võrdleb siis nii-öelda nende konstellatsioonide asetsust siis andmebaasis olevate piltidega ja kaartidega. Kui kaua selle missiooni eeldatav tööaeg võiks olla? Maru optimistlik prognoos on, et võiks olla üle 3 aasta. Aga ei tea ainult, kui üle pole. Kihvt. No loodame, et see ka on nii. Millal te selle satelliidi maa peal valmis planeerite saada niimoodi, et ta on valmis nüüd stardiplatvormile saatmiseks? See peaks toimuma 2018. aastal, keskel või teises pooles. Teil oli päris edukas avalik rahastuskampaania hooandjas sellele projektile. Kuidas te sellele annaksite hinnangu? Ausalt öeldes see rahastuskampaania oli edukam, kui me oskasime oodata. Tegelikult ta aitab meile projekti endasi viia ikka niimoodi tubli pool aastat. Millised tudengid te ootate oma projekti? Mida see tudeng peaks silmas pidama ennem, kui ta tuleb teie projekti kandideerima? Tudeng peab silmas pidama seda, et kui ta tuleb tegema Escape ja ta tuleb meie projekti, siis ta peab väga palju tööd tegema. Ta peab olema valmis ise võtma väga palju vastutust, ise õppima ja ise panustama.
me ei võta kedagi käe kõrvale ja ei poputa teda läbi sellest projektist. Me oleme valmis võtma vastu kõiki, kellel on huviks, tahavad, kellel on mingisugunegi nii-öelda nagu taust või näiteks õpivad mingisugust valdkonda, kus ta saab panustada. Hea meelega võtaksime vastu kõikide erinevate valdkondade inimesi, nii mehaanis insenere kui elektroonikinsenere kui ka tarkvarainsenere kui optikaspetsialiste, füüsikuid, matemaatikuid, keemikuid. Mis ise tooksid välja, miks inimene peaks tulema panustama selle projekti kas oma isikliku tööga või näiteks rahaga? Ma tegelikult leian, et sellised projektid, mida varem ei ole tehtud ja mis kaasavad nii palju noori inimesi, on Eesti noorte eneseväljenduse seisukorda väga olulised. Et lihtsalt kui tuua nagu väike näide, et meil siin just oli see suur noorte laulu tantsupidu ja meil oli seal oma telk. Me olime seal esindatud koos TTÜ Vektori satelliidiga ja rääkisime siis meie eesmärkidest ja satelliitidest. Ja siis sinna tuli üks pisikene poiss, ta läks, kui ma õigesti mäletan, 4. klassi ja tema tuli ja ta oli kogu aeg meie telgis ja ta teadis kõike. Ta teadis kõike EstCube 1, EstCube 2 ja TTÜ Vektori satelliidis. Ta kuulas tohutu uudishimuga kõike, mis me rääkisime. Mingil hetkel võttis inimestele küsimuse vastamise üle ja tal oli täiesti selge see, mida ta oma eluga plaanib peale hakata. Võtke kätte ja tehke. See võib olla raske, see võib olla tunduda võimatuna, aga see sõnum, mis ta annab edasi, on lõpuks see, mis toob selle tõelise tegeliku muutuse. Aga suured tänud, Kadri, selle intervjuust ja palju edu projektile! Aitäh!